Okay. I'm up. No nii, lõpuks ometi tagasi. Kellale kogunes siin 618 kilomeetrit, 619. Täiega väsinud. On olnud päris pikk nädalavahetus. Tahagi siuke udune pilt nagu mul on. Aga arvas ja. Pea huugab natuke. See magamatus hakkab ikka jõudma. Homme vist. Või mis homme. Täna peaks päris varem magama ja eks see siis juba näha. Samas lubab homsest siukest eestilikku jaanipäeva ilma algust. Siuke 15-16 kraadi. Et üks näha, mis sellest jaanipäevast, et see saab ka selge. Järgmine nädalavahetus juba jaanipäev. Kes teab, mis siis toimuma hakkab. Vaat nii. Aga minu poolt siis over and out. Nii. Tuleb päris hull nädalavahetus. Esiteks, praegu viskan asjad kokku Pärnusse, Sunset, hommikul vaja sõita Otepääle. Toimub, triatlon toimub ja helistas mulle nädala sees üks vana klient, kellele kunagi mõned üritused sai tehtud paari alal ja palus abi, mõtlesid kiire, et kas saad aidata laupäeval. Pöördusite õige inimese poole. Anyway, võtsin kaubiku, võtsin asjad, ruttu koju, nahk on täiega märk, otse töölt ja siis peaks hakkama liigutama ennast, sest et kell on juba 7, ma käin pesus ära, oodake üks hetk. Nii, võtsin siin kuskil valgust, kus saab vähegi olla, aga kell on veerand 8, asjad veel vaja kokku panna ja siis lähme Glenni juurest läbi, võtame külmkappi ja tööle. Vaatab, kuidas läheb. Sööma peab ka ja olereks väike kebab, aga nüüd paneme edasi, sest kell on juba palju. Ma ei saa aru, mis värk on nende paari üritustega, et alati kui sa mõtled, et ma täna teen varuga, sul on list asjadest, sul on nagu mingi plaan, et sa pead poodi minema, sa pead võtma, ma ei tea, prügikasti, baarileti, mida iganes. Ja siis, ma ei tea, alati kuidagi jookseb nagu täiega kokku lihtsalt. Täna õnneks nii hull ei ole. Selles mõttes, et me jõuame ikkagi kõvasti enne tööpäeva algust Pärnusse. Vaja veel Glenni juurest külmkapp võtta. Aga ma kardan, et homme võib küll olla see päev, kuna ma pean tegelikult kell 9 sõitma hakkama ja ma lubasin olla kell 11 Otepääl. Google Maps näitab, et sinna sõidab kuskil 2 tundi, aga ma ei tea. Ma loodan, et mingid suuri takistusi ei tule ja ma saan kõik asjad, kauba ja
jutud peale. Ja siis loodame, et tuleb ilus päev, eks ma siis jälle kirjutan, joonistan ja ma ei tea, filmin. Varsti oleme Pärnus. Tean, tegelikult ei ole ilus kaameriga mässata roolis olles. Enam ei tee. Tööle juba ei lähe? Dokumentaalfilmi või? Ah? Glenn ei luba tööle minna. Glenn, miks sa kiusad ma ütled? Hüpoteeklaen, anna tööd! See eelmine nali, mis ma tegin selles eelmises klipis, te näete küll. See ei olnud päris hea mõte, aga me lähme teeme nüüd tööd ja siis hommikul tagasi. Tööpäev läbi. Matu on suke väsinud seal. Paistad pimeduses. Ma ei hakka Glenni näitama, Glenn on paljas peaga. Või tahad? Aga olgu, hommik on varsti ja tuleb hakata sõitma Otepää poole. Natuke saab magada õnneks mõned tunnid. Nii et jah, sõidame. Ega passimise eest palka ei maksta, aga hommik on käes, kell on 8:30 läbi ja paar tunnikest und ja siis juba olen teel Otepää poole. Täna siis triatlon ja tuleb minna ja tuleb teha mõned alkoholivabad kokteilid ja võib-olla mõned mitte alkoholivabad kokteilid ka. Seda näeb siis juba koha peal. Tunne on selline nagu väsinud, veel ei ole hullu, aga mingi 1,5 tundi on veel sõita, nii et vaatab seda asja väike kohvi on ka juba võetud ja väike hommikuine ka, nii et püüan selle päeva vastu pidada, sest et seda päeva on jäänud umbes täpselt, ma ei tea, mingi 22 tundi äkki järgmise hommikul. Aga seniks sõidame veel. Jõudsin kohale. Tuleb välja, et mitte kuskil kuidagi moodi ligi kuskil ei saa. Kõik on nagu võistluse pärast kinni. Need, kes mind kutsusid siia, need ka ei tea, kuidas ma siia õigesse kohta saan. Aga ma loodan, et ma nüüd rääkisin pehmeks natuke, et ma sain nagu vähemalt siia teisele poole. Ja nüüd ma lähen vaatan, kuidas ma sinna reaalselt platsile ennast tahan. Ma loodan, et keegi mingi ära ja ma kohe ei tule, et ma saan vähemalt asjad maha visata ja õhtul on juba, ma arvan, ükskõik. Aga vaatame, mis siin toimub.
läbida saigi. Kell on kohe 10, õnneks suutsin enam-vähem ajast kinni pidada ja olenemata sellest, et kõik tahtsid jälle 9:30 ilusti jooma hakata, nagu nendega viimastel üritustel oli. Aga kuna täna ei ole mingit varianti, et kauem olla, siis nii oli. Sain rahulikult ennast kokku, autosustamine oli täpselt siis, kui vaja oli, et ma sain paari kokku lükata ja autosse visata ja õnneks nad tahtsid päris palju kaupa sinna ka jätta, nii et pooltühi auto, poole vähem tagasi viia. Et on olnud pikk päev. Algus oli hästi vaikne, pool päeva põhimõtteliselt ei teinudki midagi. Vaatasin niisama ringi ja elasin teistele kaasa ja midagi ei olegi. Aga homme pidi Pärnus hea ilm olema, nii et beach day. Igatahes nüüd sõidan ja siis ei räägi siin omaette kaameraga enam sõidu all. Klient on jälle paljas, aga pakk jälle tööl. Klient on jälle paljas. Iga tööpäeva alguses klient on paljas, iga tööpäeva lõpus klient on paljas. Klient on kogu aeg paljas. Klient, pane ennast riidesse. Kahju, et Jannat ei ole, Janna oleks rohkem. Janna oleks altpoolt ka paljas. Vaitab küll. Nüüd on magamineku aeg. Lõpuks.